Tere õhtust, on reede 4. märts ja Ringvaade on otse-eetris. Ja loomulikult alustame teemadega, mis puudutavad Ukrainat, sest sõda seal kestab. Ja alustuseks, sissejuhatuseks meie esimesele intervjuule, kuulame, mida ütles Ukraina president täna hommikul. Європа зараз повинна прокинутись. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Ehk et see, mida me tegelikult, ma arvan, isegi võib-olla kõige rohkem kardame, on suur tuumakatastroof, mis võib juhtuda, kui lähedal me täna öösel sellel olime. Õnneks mitte üldsegi lähedal. Et see, mida me nägime, et see tulevahetus, mis seal toimus, oli põhimõtteliselt õppehoone, ehk siis mis on väravas ja sõdurite vahel. Ja see nii-öelda videodes palju näidatud rakett, see tegelikult oli see nii-öelda valgusrakett, aga loomulikult... Me näeme tegelikult siin ka nüüd seda satelliidifotot, et see, kus ring ümber on tõmmatud, need on siis need ohtlikud kohad ehk reaktorid ja seal, kus leegikuju on, see oli siis see hoone, mis põles, kus ohtlikku nagu otseselt midagi ei olnud. Just nii, et siis see, kus seal põles, see on umbes 500 meetrit nendest punastest täppidest. Punane täpp iga üks on reaktori hoone, ehk siis 6 reaktorit on seal. Ja õnneks see tulevahetus, kus siis kaitsti seda territooriumi, jäi piisavalt kaugele, aga loomulikult meie mure on väga suur. No, võhiku küsimused nüüd kogu selle tuumajaamade kohta. Põleb 500 meetri kaugusel hoone, leek lendab või säde lendab, juhuslik kuul lendab. Kui niidi otsas kogu see tuumareaktorite süsteem on, et midagi läheb kuhugi leegikene, sädemekene ja läheb edasi see lugu? No tegelikult õnneks nii hull see asi ei ole, et tuumareaktorid on ikkagi ehitatud niimoodi, need on ka võiks öelda kaasaegsed reaktorid, millel on mitmemeetrine kaitsekiht ümber, kuhu võib ka reisilennuk sisse sõita ilma, et see reaktor ise kahjustuks, et seal on defense in depth, et sügavuti kaitse. Ehk seal on hästi palju erinevaid süsteeme, mis siis nagu kaitsevad. Meil peaks olema vist läbilõige ühest sellisest joonisest ka tuumareaktori kohta. Kohe vaatame seda, oskate lihtsas maakeeles A+B selgeks, et mis me siin näeme? Hästi lihtsalt. Keskel see näete seda kuplit ja see kuppel on see reaktori hoone ja see on paks mitmemeetrine betoon ja keskel selline pikk silinder, see on siis reaktor seal keskel. Reaktori all ja ümber on mitme meetri paksused betoonseinad ja seal ümber ringi on erinevad kaitsesüsteemid, mis siis peaks rakenduma siis, kui mingi õnnetus juhtub või tahetakse jaam sulgeda. Et see üks reaktor seal hetkel praegu töötab ja toodab elektrit, osad on seal plaanilises remondis, osad on lihtsalt suletud. Et siia on väga raske tekitada kahju, aga loomulikult see on võimalik, kui sa need mehed ja kogu selle piirkonna sõjaliselt evakueerid, et kedagi ei tööta seal. No praegu hetkel on see kõik Vene vägede kontrolli all. Mis see reaalselt tähendab, et need inimesed, kes oskavad, tunnevad masinat, teevad nii, nagu kästakse või kes seda siis üldse haldab? Seal haldavad need samad operaatorid, kes seal on tööl olnud ja jätkavad tööd ja ütleme nii, et turvamehed on siis vahetunud, et enne kui olid Ukraina sõjavägi, siis nüüd on see Vene sõjavägi. Et ikkagi opereerivad ikkagi kohalikud ja vastutavad selle eest, mis sees toimub. No siin me näeme siis sellist tavalist fotot, pilti, kuidas nad reaalselt ka välja näevad. Mis peab juhtuma? Mis asjaolud peavad minema nii halvasti kokku, et seal juhtuks tuumakatastroof? No punkt 1, ma mainin kohe ära, et sellist asja nagu Tšernobõlis ei saa juhtuda, sest need on hoopis teistsugused disainid. Aga selleks, et midagi väga halvasti peab juhtuma, peab terve rida erinevaid sündmusi juhtuma.
et neid stsenaariumeid on kindlasti erinevaid ja noh, mul pole mõtet siin neid hakata läbi analüüsima, see võtaks väga palju aega. Et õnneks hetkel nii-öelda see tuumaohutuse vaatevinklist olukord on kontrolli all, selles mõttes midagi ei ole. Loomulikult sõjaliselt võib ju teha väga palju paha, kui sa lihtsalt pommitad nagu linnad, inimesed, lapsed, surnud. Et tegelikult see, mis juba on toimunud, on selle asja kõrval väike. Siiski see on see, mida ka Eestis meil siin inimesed ju kardavad või pelgavad ja kui sa siin räägid inimestega ka kohvilauas, et mis muret teeb, on ikkagi see, et äkki ikkagi, see on tuumariik, on ju, äkki ikkagi plahvatab ja siis see tuleb meelde see Tšernobõl, tuleb meelde see, et mitu aastat seeni tohtib metsast korjata ja ütleme ausalt, jooditabletid on päriselt ka nüüd ära ostetud Eestist, on ju, midagi veel on võib-olla kusagil, aga mingi selline paanikalaadne või ettemõtlemine käib. Ettemõtlemine loomulikult kõik inimesed on mures, sest mäletatakse seda Tšernobõli ja Tšernobõl oli väga suur nii-öelda disainiviga ja operaatorite ja kogu nõukogude süsteemi viga. Et need on õnneks teistsugused, palju kindlamad aparaadid nii-öelda. Jooditablettide osas, et ärge nüüd neid küll sööma hakake ja neid pole mõtet varuda, et üle 40 aasta inimestel pole üldse kunagi jooditabletti vaja kasutada, see on pigem kahjulik. Kui siis midagi tõsiselt päriselt peaks juhtuma ja te olete selles piirkonnas, nii-öelda seal ümbruskaudses piirkonnas elate, siis jah, lastele see on soovitatud. Aga õnneks nii-öelda see kilpnäärmevähk on väga kergesti ravitav, et see ei ole nüüd see kõige suurem mure, et see sõda ja see õudus, see on tegelikult palju suurem mure, et see, kuidas seal inimesi tapetakse, see on lihtsalt arusaadav. Me lihtsalt praegu teie kui spetsialistiga oleme võtnud need tuumajaamad oma intervjuu teemaks ja vaataks korra seda Ukraina kaarti, kus kohas Ukrainas üldse need tuumajaamad asetsevad, et siin me näeme, et see Zaporožja on kui me leiame sealt ülevalt põhja poolt Tšernobõli Kiievist põhjas, siis Zaporožja on päris ikkagi allpool lõuna pool on ju, tundub nagu kaugemal ja nagu kergem hingata, aga tegelikult miks see tuumajaama nii palju on? Kas nad on erinevad üksteisest? Nii-öelda Ukrainas on enamjaolt need, mis on suht samad tüüpi, need on Vene tehnoloogia ja miks neid palju on, sest Ukraina on suur riik, need vajavad palju energiat. Et üks plokk seal Zaporožjas, seal on 6 tuumareaktorit, üks plokk on nii-öelda Eesti energia tarbimine. Ehk siis Ukraina on suur tööstusriik ja ta vajab palju energiat ja tegelikult Ukraina energia tootmine on nii-öelda suhteliselt madala süsiniku sisaldusega, et selles mõttes see on nagu selles mõttes oluline vaadates, kuhu meie maailm läheb nii-öelda. Ega teadus ju areneb ka kogu aeg. Millised on need vanemad mudelid nii-öelda ja millised on kaasaegsed, mis on ohtlikud, mis on ohutumad? No Tšernobõli tüüpi reaktorid, mis seal Tšernobõlis olid, need on kõik suletud RBMK tüüpi reaktorid, neid enam ei opereerita Ukrainas, et nüüd kõik, mis seal on uuemat tüüpi survereaktorid, VVR, erinevad, osad natukene vanemad, osad natukene uuemad. Et jah. Ohtlikkuse aste mõttes, kui sõjategevus üle käib? Sõjategevusel võib olla alati laastavaid tagajärgi, nagu me oleme näinud. Aga hetkel on õnneks kontrolli all ja nii-öelda tuumaturvalis, tuumaohutus on hetkel tagatud. Ja on hästi oluline, et tuumajaamade ümbruses sõda ei peeta. See on ka sõjakuritegu sellistes piirkondades üldse mingit sõjategevust teha, et need tuleb jätta nii-öelda need ohukoridorid, kus siis sõjategevust hoitakse eemale. No praegu näeme, et see nii ei ole läinud mitte. Tegelikult Tšernobõl oli esimene tuumajaam, mis tegelikult Vene väed sinna ju läksid ja nüüd teine. Mis see tähendab tegelikult Ukraina riigi jaoks ka, kui need tuumajaamad ei ole enam Ukraina valdustes? No see tähendab, et elektrivarustust saab kinni panna nii-öelda, aga elektrivarustus saab palju lihtsamini kinni panna, lihtsalt võtta liin maha, eks ju, elektriliin sealt jaama ümbert, et sul ei ole vaja sinna tuumajaama. Mis see motivatsioon siis on neid üle võtta? Pigem ma usun, et siin on ikkagi selline vaimne terror ja hirmu õhutamine, et inimesed satuks paanikasse, mida Putin ju kogu aeg üritab teha. Et see paanika õhutamine ja paanika tekitamine, et see on see põhiline eesmärk, et siis
sundida kuidagi ukrainlased alistuma. Ehk kokkuvõtvalt siin nüüd täna Eestis vaadates Ukraina poole ja teie teadmistega, meil ei ole tuumase hirmu. Ei ole, jah. Aitäh täna tulemast Ringvad saatesse. Aitäh.